Kui nüüd inimesel, kellel paha hakkas, peaks nüüd ära minestama, teadvus ära kaotama, kontrolli tema hingamist. Ära lase tal pead ette vajuda, vaid tõsta tal pea ülesse, et hingamisteed ei vajuks kinni. Palu teised appi, teavita bussijuhti, sellepärast et see inimene oleks vaja panna pikali maha ja sõitvas bussis on seda ohtlik teha. Inimest, kes on teadvuseta olekus, on väga raske võtta tooli pealt välja, sest ta on sült, inimene on lõtvunud ja selleks võiks kasutada siis raudteki võtet. Hea oleks, kui keegi oskaks seda või kui kellelgi on siin videos meelde jäänud, siis kasutatakse raudteki võtet, sest seda saab teha üksi ja bussis on kitsas ja oleks palju turvalisem siis kannatanu suhtes panna ta pikali, et ei astu keegi üksteisele peale. Kui te olete teadvuseta inimesel selja taga, teil on vaja saada kätte tema üks käsi ja tema kaenla alt võtta kinni mõlema käega ühest käest, et ta ei libiseks teil käte vahelt välja. Et seda nüüd istuva inimesega saaks teha, tuleks proovida ta alguses lasta ettepoole kummardada, keegi saaks hoida ta pead ilusti ja siit teine inimene, kes hakkab teda välja tõstma, vabastab turvavöö. Et kindlasti turvavöö lahti, sest muidu te ei saa teda põrandale pikali panna. Nüüd tuleks ta puusad tõmmata natuke istmed väljapoole, et ta oleks seljaga teie poole rohkem. Nüüd võtate kaenla alt, vahet ei ole, kas parem või vasak käsi, mõlema käega kinni. Üks on küünarnuki juurest, teine on randme juurest. Nüüd mõlema käega võrdselt tõstate ta ülesse ja lasete ta kergelt põrandale maha. Niimoodi, et ta pead ära ei lööks. Toestage tal ilusti pea ja vaikselt laske ta pikali maha. Paluge keegi appi, kes teiselt poolt saaks tõsta ta jalad ülesse. Ja kuna meil on tegemist minestamisega, see on vereringe häire ja minestamise puhul tuleks anda inimesel šoki asend ehk jalad tõsta siis 30 kraadi ülesse ja vaadake, et tal oleks hingamine korras, jälgige tema hingamist. Ta peaks suht kiiresti jälle tagasi tulema. Ärge laske teda kohe püsti. Rääkige temaga, kuni ta tunneb ennast veel paremini, kuni ta tunneb, et enam ei ole nagu nõrkust, siis proovige lasta alles vaikselt tõusta istuli ja andke talle väikeste lonksudega vett juua.